Mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Üle pika aja siis jälle minu häält kuulda, et ma olen siin vahepeal olnud usin nagu külalisvideotega, aga pole ammu oma asju näidanud. Ja siin kohe alguses ma tahangi näidata oma selle aasta lemmiklille Kirjusalvei. No see on lihtsalt uskumatult ilus. Mul on siin segapakk seemneid oli kevadel, mille ma külvasin maha. Ja ta on nii ilus ja omapärane. Ja mis põhiline, ta kannatab seda öökülma ka, mis siin on olnud -5 kraadi ja see ei ole talle mitte midagi teinud. Ja ta on nagu just huvitav sellepärast, et tal ei ole nagu õisi, vaid tema lehed muutuvad selliseks värviliseks ja imeliseks, et soovitan kindlasti oma aedadesse, ta annab väga palju rõõmu hilissügiseni. Ja mis ma siis siin veel vahepeal teinud olen? No ma olen käinud kõvasti seenel, põhiliselt küll septembrikuus, aga noh, septembrikuus saadik pole ma siin ühtegi oma asja näidanud. Et kõvasti sai käidud kukeseenel, aga sain ka natuke pilvikuid ja ühe ämbritäie männikaid. Puravikke ma pole see aasta nagu ühtegi näinud siin kandis. Ja pilvikute fänn ma nii väga ka ei ole, aga ma mõtlesin, et ma prooviks teen ühe laari. Ja no ma ei viitsi nendega eriti jännata ausalt öeldes, sellepärast ma neid nii väga ei korjagi. Kukekatega on lihtne, aga männikatega muudkui leota neid ja siis kupata ja mässa ja siis veel marineeri. Et noh, nad on küll maitsvad pärast ja nad on ka väga ilusad näevad välja. Et noh, mõne purgi ju jõululaual võiks olla. Et see on nagu harjunud juba sellega, et oma lapsepõlvest saadik, et nad on olnud niimoodi laua peal. Aga jah, nendega mässamine on nagu paras töö. Eriti veel, kui sa teed seda soojal ajal, kui septembris oli päris soe, kui ma seda tegin, et ikkagi pliidi alla tuli ja kupatasid neid mitu korda seal jaurasid nendega, et tööd on. Aga vahepeal olid väga hea hinnaga igasugused lõunamaised puuviljad, mis on just nende hooaeg, nagu virsikud ja nektariinid ja aprikoosid ja melonid ja ma ei tea, mis veel. Ja siis sai neid ostetud niimoodi, ma ei tea, see lauatäis vist maksis 15 €. Meile meeldib väga teha valmis selliseid smuuti kotikesi ja noh, see on minu väikse poisi lemmiktegevus, siis hakkimine. Ta aitas mul neid smuuti kotikesi ilusti hakkida, seal on kõik igasugused puuviljad juba valmis olemas. Paneme kotti ja siis kui tahad smuutit, siis lihtsalt võtad sügavkülmast. See aasta soetatud uus sügavkülma kirst ka, et saaks võimalikult palju kraami aiest panna ja siin on juba päris palju seda. Mul on juba pool kirstu täis. Ja kummelit ma olen see aasta hästi palju saanud. Ma olen teda siin paar purgitäid kuivatanud ja ka jooksvalt niimoodi värsket teed teinud. Ja mulle väga meeldib, et ta on selline rahustav ja eriti kui on mingid seedeprobleemid ja kõhus midagi mullitab seal, et siis on nagu väga mõnus võtta üks kummelitee. Ja no ta on ju põletikuvastane ka, et siis kui on mingi silmadega mingi probleem, on hea kompressi teha ja ühesõnaga kummelit mulle meeldib ja ma tegin neile see aasta spetsiaalselt oma peenra ka, nii et ma loodan, et nad järgmine aasta ärkavad sealt taas. Ja siin ma näitan ka, milline siis oli minu kõrvitsasaak sel aastal. Enne esimesi öökülmasid sai need kõrvitsad ilusti üles võetud ja nad praegu mul toas ilusti ootel, et kuna ma need hakkan küpsetama ja marineerima ja mida iganes tegema, aga pole lihtsalt jõudnud. Ühe kõrvitsa olen supiks valmis teinud, aga teised on veel kõik ilusti ootel. Kõrvitsatoidud mulle meeldivad ja no õunu oli see aasta metsikult. Ma ei tea, kõik puud olid nii täis, et vähemalt mingi 5-6 oksa murdus ära õunapuudel ja nende okstega on olnud veel tükk maad põletamist ja lõikamist ja kõik. Aga praegu ma siin pildis korjan taliõuna. See on väga hea maitsega õun, aga ta saab valmis alles kuskil jõulude paiku. Nii et panen ta kastiga jahedasse ja siis on hiljem hea võtta. Ja teda oli see aasta väga palju, aga noh, kõige need ilusamad on hästi kõrgel, nii et ma ei saa neid kätte. Aga mida oli väga-väga palju, oli Antonovkaid. Neid mul oli paar puud. Ja ma sõna otseses mõttes nagu 100 ämbreid korjasin neid õunu. Sorteerisin need, mis lähevad komposti ja mida kannatab mahlaks teha ja ma olen teinud neist
kõikvõimalikke asju juba. Ma olen moosi teinud, ma olen neid niisama sügavkülma pannud hakitult, ka jälle smuuti sisse panemiseks. Ma olen kooki teinud, ma olen meeletus koguses neid kuivatanud ämbrite viisi. Aga siin oli ka meil vahepeal üks sügislaat küla peal ja siis tüdruk käis omale taskuraha teenimas nende kuivatud õuntega ja sai paarkümmend üle 20 euro või mida seal teenis. Et kuivatud õunad on tegelikult väga head ja nad ju seisavad ka rohkem kui aasta, et nad ei lähe kohe käest ära. Aga ma jagasin neid ka küla peale, et see kogus, mis ma siin nüüd korjasingi kokku, läks naabrimehele õunamahla teoks. Et ju siis ka tulevikus võib-olla saan tema käest seda osta, kui vaja on, et ma endal mul mahla pressimisvõimalust ei ole, aga ma pärast kohe näitan, kuidas ma ise niimoodi kiirmahla teen omale, et on võimalik ka lihtsalt blenderiga, aga kui sa tahad suuremas koguses, siis jah, kahjuks mitte. Siis on ikkagi pressi vaja. Iseenesest Antonov ka väga hea muusi ja säilitusõun. Selles samas mängumajas, mille ette ma need õunad korjasin, on mul ka siis need õunakastid, sest seal on hea jahe, seal ei köeta, seal pole elektritki ega ühtegi küttekollet ja seal seisavad need õunad väga hästi. Kui tulevad suuremad miinused, siis ma panen neile tekid peale ja nii hea õunalõhn on seal, kui sa sinna lähed. Mul on seal päris palju neid ja siin on siis õunapuu okste põletamine, mõni päev sain neid pimedani põletatud. Minu põnni lemmiktegevus okste lõkkesse loopimine. Ja see oli veel üks täiskuu õhtu, kui me seda tegime. Siin on minu hetke lemmiktass. Ma ei mäleta, kas see on Siinsaist või Pepkost või kuskilt ostetud. Ja sinna ma teengi nüüd siis tassitäie värsket õunamahla omale. Ma näitan, kuidas siis mina seda teen. Need punased õunad on ka minu aiast, need on arvatavasti sügisjoonik, mina ei tea, ma tõesti ei tea, aga mõned inimesed, kes on siin neid maitsta saanud, need on arvanud, et äkki on sügisjoonik, aga ta on väga hea mahlane ja magus ja mõnusa maitsega. Ja põhimõtteliselt ma puhastangi, ma lihtsalt lõikan mädased kohad välja ja panen selle blenderi neid õunatükke täis. Siin ma vahepeal näitan, kuidas ma neid kuivatan. Võtan südamiku välja ja ka lõikan sellised mädased kohad välja ja siis teen sellised õhukesed viilud. Ja siis panen kuivatisse restidena. Mul on kuivatil on 6 või 7 riiulit ja seal nad kuivavad ühe ööga. Ma panen 45 kraadiga, et oleks ikkagi toor, et nad ei küpseks üle, vaid oleks toorõunad ja panen kuskil õhtul käima ja hommikul, kui ma ärkan, siis ma panen purkidesse ja järgmine õhtu panen jälle uue laarin ja niimoodi ma neid olen nädalaid juba teinud, sest see punaste õunte puu raputab mulle iga hommikul niimoodi, et mul on puualune punane, et ma saan jälle õunu. Ma olen neid lasteaeda tassinud meeletus koguses ja võt siin ongi see õunamahl, siis ma ei näidanudki, kuidas mul kann täis oli õunu. Ma lihtsalt blenderdasin selle mingi veekogusega ära ja siis valasin kurnamise kotti. Sealt see viljaliha ja kõik see muu kurnan välja ja tulebki selline kerge veega mahl. Kuna need õunad on magusad, siis ei ole siia vaja mitte midagi muud juurde lisada ja vesi ka lahjendab natuke, et ei oleks liiga vänge. Ja väga hea niimoodi kohe joomiseks. Et võiks ju ka sügavkülma pudelitega panna, aga ma ei ole viitsinud ausalt öeldes mässata, et kõige parem on ikkagi värskelt. Ja nii suures koguses ma blenderiga väga ei viitsiks seda teha. Aga need kuivatud õunad tulevad küll ime maitsvad ja ma olen teinud nüüd kõikidest sortidest, mis mul on siin, nii suvesortidest kui Antonovkast ja ka nendest talisortidest, mis on puu alla kukkunud, et siin on näha, siin on just see punane sort on väga ilusa koorega. Väga maitsvad. Soovitan teha omalegi. Ja siin on mul siis hetkeolukord kasvuhoones.
tomatitaimed on kenasti välja visatud ja kurgitaimed on välja visatud. Siin vasakul pool selle minikasvuhoone all on külvatud salat ja see on ka ilusti üles tulnud. Ja kuna mul oli veel pool kotti kanasõnnikut järel, siis ma mõtlesin, et ma natukene vähetan seda kasvuhoonet kevadeks valmis, et jagan selle kanasõnniku ilusti ühtlaselt laiali siia ja kaevan natuke sisse ka. Mul on seal veel suur hunnik peterselli ja siin vasakul on veel mõned maasikataimed. Et mõtlesin, et ma vist jätangi need kasvuhoonesse mõned taimed, et siis saab paar maasikat kohe kevadel niimoodi varem. Ülejäänud on mul ju õues, et need tulevad siis, kui tulevad, aga ikkagi on tore, kui sa saad juba kasvuhoonest mingi paar nädalat varem mõne marja. Ja siin paremal pool on ürdinurk. Siin on väga lopsakas salvei ja sidrunmeliss ja on ka seal nurgas natuke punet. Ja hiljem ma istutan sinna ka ühe murulaugu, mida ma varsti näitan. Aga ma mõtlesin, et ma järgmine aasta ei pane enam neid füüsaleid siia kasvuhoonesse, mis läksid hullult suureks mul ja marju oli imevähe. Et ma järgmine aasta teen natuke teistmoodi. Siis ma kaevates leidsin ühe sellise toreda seateo suur seatigu ehk. Neid on mul seal ikkagi on ja ma olen nad enamasti toimetanud sinna komposti hunnikusse, et nad ei sega mind. Selle minikasvuhoone all on petersel. Ja siin on mul õue see ürdipeenar, kus on siis talisibul ja petersel ja pune ja salvei ja ka murulauk oli siin vahel, aga ma ei tea, siis need teised ürdid nagu on läinud kuidagi nii suureks ja mul oli seda murulauku siin rohkem, aga ma ei tea, kuhu ta on kadunud. Kas nad on siis välja teda siin puksinud. Igal juhul ma mõtlesin, et ma kaevangi ta välja ja istutan kasvuhoonesse, et tal oleks rohkem seal ruumi ja valgust, panen ta sinna kohe äärde ja nagunii ma need salveid ja sidrunmelissin lõikan maha, et oleksid, panen kuivama, et oleks kevadel ja neile uusi võrseid oodata. Et vaevalt, et nad nüüd enam sel aastal uusi võrseid küll ajavad, sest on ikkagi külm. Aga ma arvan, et see murulauk võib küll ajada veel uusi võrseid, sest tema ei ole ju nii külmakartlik. Ja sidrunmelissitee on väga hea, et mulle meeldib selline rahustav ja mõnusa maitsega ei ole nii vänge kui piparmint. Piparminti mul on palju, aga seda teed ma ei saa hästi juua, et see on selline, ärritab mu seedesüsteemi liiga palju, et ma nagu hoian tast eemale. Aga niimoodi maitseks aeg-ajalt on hea jälle kasutada. Siin olid siis kaadrid öökülmast, mida on olnud siin juba päris mitmel ööl, seda -5 öökülma. Ja see pani puudel lehed nii lahti, et nad lihtsalt reaalselt kukuvad nagu mõne tunniga alla. Et nii lahe oli vaadata seda kastanit, mis lihtsalt lehti sadas peotäite kaupa. Et kui eelmine päev see puualune oli ilus muru, siis ühe ööga langes see paks kiht sinna. Aga nende kastanilehtedega ongi, et ma ei teagi, ma mõtlen, kas ma panen nad niimoodi tervelt komposti või sõidan muruniitjaga üle, et nad nagu kiiremini laguneksid, sest nende varred on päris tugevad. Äärmatises mustikaoksad on imeilusad ja ka õunapuud juba viskavad lehti alla ja ma olengi täitnud juba oma õuepeenraid ilusti lehtedega. Ja siin ühel ilusal hommikul sai käidud jalutamas ja korjasin tee ääres soolikarohtu, mis on veel nii ilus. Ja kuna mul oli plaanis minna sõbranna Leida juurde meisterdama, sest tema teeb väga ilusaid lillepärgasid, siis ma tahtsin ka proovida ja kuna mul aias on veel päris palju lilli, siis ma korjasin omal suure korvitäie lilli täis ja läksin
kõigepealt nunnutasime parte ja jäneseid. Et need on tal nii armsad, lihtsalt niimoodi tatsuvad mööda hoovi ringi, mulle nii meeldivad, et ma sügavalt mõtlen selle üle, et kas ka ise kunagi võtta sellised mõnusad prääksujad omale aeda, aga kuna mul ei ole hetkel neid nagu kuskil hoida nagunii, siis see jääb nagu mingisse kaugemasse tulevikku, et ma veel mõtlen, kas kanad või pardid või mis, aga mingid loomad ju võiksid olla ikkagi, kes söövad tigusid ja nälkeid ja kes väetavad samal ajal ja annavad sõnnikut. Ja siin üks mõnus taimetee, kuna õues on ikkagi jahe ja näpud kipuvad külmetama. Ja siin ongi see korvitäis lille, mis ma tõin, siin on igasugust, siin on kukeharja, siin on Hiina laternat nii-öelda nagu, või siis see ilufüüsal või kuidas seda kutsutaksegi, ma ei tea, soolikarohtu, siin on sügisastrid, siin on raudrohtu, mäletagi, siis oli siin õbelehte, midagi oli veel, et ühesõnaga kõik, mis veel õitses. Ja leidal oli ka kuivatatud materjali, nii et ja siin me korjasime veel natuke juurde ka leidajast, need on kuivanud siilikübarad minu teada. Et neil on sellised mõnusad tumedad sellised tupsukesed seal, need sobisid nii hästi sinna pärja kaunistuseks. Ja nii ilus koht seal mäe peal ja nii ilus punane tamm, et see on uskumatult kena seal. Aga tegemises siis nii palju, et kõigepealt on vaja siis mingid oksi, mis on sellised paindlikumad. Siin on päevalille õisik ära õitsenud, mis sobib ka väga hästi. Et jah, selliseid paindumamaid oksi. Üldjuhul võiks see olla kas paju või mingi muu selline, mis paindub hästi, mis ei lähe niimoodi ringi pannes katki. Ja see traadiga kinnitada, et ta jääks ilusti ringi. Ja siis siduda see traat sinna ühte otsa, kus sa hakkad neid lilli panema. Ja siis täpselt nagu kuusepärgagi tegime siin minu kanalis on ka olemas video, kuidas me jõulupärga tegime kuuseokstest, et tehnika on täpselt sama. Et 2-3 oksa kaupa jälgid mustrit ja seda kõike, et kuidas see jookseb ja kasutad sellist värvikombinatsiooni, nagu sulle parasjagu meeldib või mis sul parasjagu kättesaadaval on lilledest. Need kukeharjad on selles mõttes väga mõnusad, et nad kuivavad ka selliseks ilusaks ja nad seisavad hästi kaua värske nagu ilmena. Et neid on seal mul tumedamaid ja heledamaid. Et on olemas ka selliseid päris valgeid, aga neid mul aias ei olnud kahjuks. Ja pardid käisid kogu aeg meie ümber ja vaatasid, mida me teeme. Et nii lahe oli jälgida neid müttamas. Ja kuna sattus olema nii imeline päike ja selline tuulevaikne päev, et siis ja õhtu oli juba hiline, et siis me lõpetasime täpselt päikese loojanguga, mis oli nii ilus.
ja siis mina tegin veel ühe sellise meisterduse. Võtsin 4 kuivanud oksa, sidusin otstest kinni, et ta tuleks selline nagu pildiraam. Ja siis takunööriga tegin sellise raamistiku, lihtsalt niimoodi kerid ümber selle ääre, et ta jääks sinna kinni ja siis paned sinna lilled vahele. Ka selline väike pildike. Ja kuuri seinale tuli juba selline kunstinäitus meile. See parempoolne riss seal oli mul poja tehtud. Ja siin on teine pärg juba, mille Leida valmis tegi. Sellele siis tegi lõpuni, kuna lilli meil veel oli, et ei tahtnud nagu, et midagi raisku läheks. Ja tuli selline väga külluslik lillepärg, mis on tõesti väga ilus. See soolikaroht minu arust on nii ilus seal vahel, nende punaste ja roosade ja lillade värvide vahel sobib nii hästi. Ja see on siis meie galerii sein koos linnupesadega. Väga ilus. Et ka kaunistage oma kodu kindlasti, kuniks veel aies lilli on saadaval, et kuivatamiseks on neid juba hilja korjata, aga meil oli ka parkjuur seal vahel. Kahjuks mul õlelill see aasta absoluutselt ei idanenud, et ma küll ka külvasin seda, aga ma ei tea, millegi pärast mitte. Ja siin on need mul juba maja seina küljes rippumas seesama pärg, mille Leida juures sai tehtud. Aga siis ma tegin ka niisama, mul oli selline valge okstest pärg, mis on ostetult selline ja ma lihtsalt torkasin sinna neid takjaid ja soolikarohtu ja rebasesabasid sinna vahele ja tuli ka mõnus. Ja selline on mul siis maja esiku ees väike kompositsioon. Aga tore, et vaatasid ja kohtume jälle.